Nii, Kliimaministeerium on varsti 2 aastat tegutsenud ja kes mäletab varasemat aega, siis oli mitu ministeeriumi, mitu erinevat valdkonda tegutseti erinevate eesmärkide nimel ja mis nüüd selle 2 aasta jooksul on juhtunud, on see, et tõepoolest tegutsetakse siis ühe konkreetse eesmärgi nimel. See on siis pühenduda ja keskenduda muutuvale kliimale, sellega kohanemisele ja erinevad valdkonnad, mis täna selles suures majas koos on, alates looduskaitsest, merest, transpordist, lennundusest, hoonetest, et kõik on siis tegelikult pühendunud sellele samale ühele eesmärgile, et vaadata ja aru saada ja mõelda ette, kuidas selles muutuvas olukorras paremini toime tulla. Ja ma alustan sellest, mida me üsna tihti küsime, et millega tegu. Variantideks võivad olla siin muster Eesti rahvariietelt ja võib-olla veel mingisugused erilised valikud huvitavatest värvitoonidest. On teil ettepanekuid? Keskmine temperatuur või? Jah, et tegemist on siis keskmise temperatuuri muutumisega alates siin 1900. aasta algusest saadik ja seda on nüüd mõõdetud nii maailmas kui Eestis ja see on nagu üks selline hästi silmatorkav, silmapaistev faktipõhine materjal, mis siis näitab, et see kliima meil tõepoolest muutub. Ja ta muutub siis sinna soojenemise suunas ja see soojenemine on üks aspekt, mis meile erinevaid neid hädasid kaasa toob ja on see, mille tõttu me siis peame mõtlema, et kuidas me selle soojeneva kliimaga hakkama saame. Ja kui nüüd vaadata veel konkreetsemalt seda alumist plokki, mis kirjeldab Eesti olukorda, siis võrreldes sellise globaalse muutusega Eesti olukord on mõnevõrra isegi võib-olla siin kriitilisem ehk et see temperatuuri tõus meie piirkonnas on olnud justkui kiirem ja need temperatuurid on võib-olla ehk keskmisest kõrgemad. Ja mõned sellised ilmekad näited viimastest aastatest ka meie enda mõõtmisandmetest. Siin on väljavõtted Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse aasta aruannetest, aasta kokkuvõtetest, et kui nüüd vaadata viimaseid aastaid, et siis peaaegu igal aastal me oleme püstitanud või tekitanud mingisuguse uue rekordi. Küll on kõige rohkem päikesepaistelisi päevi, küll on kõige soojem temperatuur. Et see pidevalt, ütleme siin aastalt kogu aeg me saavutame ja tekitame mingi uue rekordi. Ja mis on huvitav selle juures on see, et kui seda keskmist temperatuuri mõõdetakse, et siis see tegelikult on selline libisev keskmine, ehk et seda vaadatakse mõne aasta võrra tagasi, et iga kord, kui me aasta võrra läheme edasi, siis tegelikult need keskmised temperatuurid ka liiguvad edasi, nii et selles mõttes oleme teel soojenemise suunas. Ja see on nüüd üks peamine põhjus siis veel kord, et miks me kohaneme, miks me vaatame ette, miks me mõtleme ette, millised need poliitikad peavad olema, mida me tulevikus peame tegema erinevates valdkondades, et me saaks rahulikult siin edasi elada. Rohereform kui selline on üks tegevustik, mille mis Kliimaministeeriumis käivitati, siis kui Kliimaministeerium moodustati. Ja see rohereform iseenesest on üks tegevuste loetelu, mida teha erinevates valdkondades selle jaoks, et muutuvas kliimas paremini hakkama saada. Ja see ei puuduta mitte ainult siis Kliimaministeeriumi poliitikavaldkondi, vaid ka teisi poliitikaid nagu maaelu, põllumajandus, kultuur, tervishoid, et kõik erinevad valdkonnad on üle vaadatud ja kõikidesse valdkondadesse on siis proovitud sisse vaadata niimoodi, et mis on need põhilised tegevused, millele tuleks keskenduda, et edaspidi muutuvas kliimas hakkama saada. See rohereformi tegevusplaan on nüüd 2 aastat kasutusel olnud ja sel aastal seda vähe värskendatakse, nii et uus versioon sellest on tulemas, et kui valmis saada, et kindlasti anname sellest teada, aga see iseloom ja sisu suures plaanis jääb samaks, et vaadata ette, vaadata ja keskenduda olulistele tegevustele, mis aitavad meil paremini muutuvas kliimas kohaneda. Ja rohereformi tegevusplaan iseenesest on selline unikaalne nähtus, et jällegi varasemalt Eestis meil ei ole olnud sellist tegevustikku, mis tervikuna keskenduks kõikidele valdkondadele riigis. Meil selles tegevusplaanis on kokku 10 erinevat valdkonda, energeetika, kliima, õiglane üleminek, aga selles on
ühe valdkonna sees ka ruumiloome ja hooned näiteks. Et igasse valdkonda vaadatakse sisse, et mida teha. Ja tegelikult kõik need valdkonnad omakorda siis keskenduvad kolmele põhieesmärgile või kolmele põhisuunale. Esiteks vähendada negatiivset keskkonnamõju, mida me oma tegevusega oleme siis ümbritsevale looduskeskkonnale tekitanud. Tekitada inimestele kaasaegne elukeskkond, seda mitte ainult looduskeskkonna, vaid ka meid ümbritseva inimtekkelise keskkonna näol. Ja kolmandaks, kõige selle taustal säilitada ka majanduse konkurentsivõime ehk et aidata kaasa sellistele uutele tehnoloogia valdkondadele, mis on väiksema keskkonnamõjuga, aga annavad meile siis meie tänases olukorras selge konkurentsieelise. Kui vaadata kohalike omavalitsuste tasandile, mida kogukondades koha peal teha saame, siis veel üks täiendav abimaterjal on olemas. See tehti umbes paar aastat tagasi ja selles dokumendis on väga põhjalikud juhised, mida koha peal kohaliku omavalitsuse tasandil teha saaks selle jaoks, et aidata kaasa sellisele ülemineku protsessile, kus me kohaneme, valmistume kohanemiseks. Ja siin on tegevusi seinast seina, jällegi erinevad valdkonnad, kokku on umbes 276 soovitust ettepanekut. Mulle teadaolevalt omavalitsustes on seda dokumenti ka lehitsetud, mõningaid ettepanekuid arvesse võetud. Ja mis on võib-olla kõige olulisem siin on see, et ka selles dokumendis, kus on hästi palju juhiseid ja soovitusi sees, pööratakse hästi palju tähelepanu kaasamisele. Ja miks see kaasamine on oluline, siis kaasamine on oluline sellepärast, et kui inimesed ei saa aru, mida me teeme, kui inimesed ei ütle välja, mida nad tahavad, millised ootused on neil tuleviku suhtes, siis on väga raske selliseid muutusi ühiskonnas ellu viia. Ehk et paljudel juhtudel ja paljude tegevuste juures peetakse seda kaasamist, arutelusid, kliimakogusid, kõiki selliseid nähtusi hästi selliseks tähtsaks. Et me peame inimesed kaasama, nendega läbi rääkima, et siis me saame neid muutusi teha. Et see nagu tegevuste arvu poolest siin on toodud lihtsalt palju erinevaid tegevusi erinevates valdkondades on, et siin see kaasamise osa selgelt eristub, et see kaasamine on hästi tähtis. Nüüd mõned olulised suunad, mida me Kliimaministeeriumis teeme, kuhu suunas liigume, et on mõned sellised selgelt eristuvad valdkonnad, mis seda pilti siin lähiajal muudavad. Kõigepealt ma alustan kliimakindla majanduse seadusest, sellest on palju räägitud, kunagi me rääkisime kliimaseadusest, täna on ta siis nimega kliimakindla majanduse seadus. Endiselt ei ole teada päris täpselt, mis kujul see seadus siis valmis saab ja mis sinna sisse jääb, et sellega praegu tegeletakse, aga oma põhimõttelt ta laualt ära ei kao, nii et ühel hetkel see seadus mingisugusel kujul tuleb. Ja see seadus on siis üks selline põhiline dokument ja õiguslik raam tuleviku jaoks, et mille järgi me siis seda kohanemist kavandama hakkame. Ja võib-olla kõige tähtsam sellest seadusest on eesmärk aastaks 2050, et selleks ajaks peaksime saavutama siis nõndanimetatud kliimaneutraalsuse. Ja kliimaneutraalsus, miks see on oluline, siis see ongi oluline selle jaoks, et võidelda nüüd nende muutuste vastu, mida me nägime esimesel slaidil, kus see soojenemine pidevalt leiab aset. Loomulikult kõike me tagasi pöörata ei suuda, aga võib-olla mis on oluline see, et kui me seda oma mõju suudame vähendada, ohjes hoida, et siis suudame me ka ilmselt paremini selle muutuva olukorraga kohaneda. Teine oluline aspekt, mis meie tegevustikku edaspidi mõjutab, on keskkonnahoidlikud riigihanked, mis on ka üks Kliimaministeeriumi valdkondadest, millega me tegeleme. Ja miks keskkonnahoidlikud riigihanked on oluline just sellepärast, et enamik avaliku sektori raha kulutatakse ära või antakse välja siis riigihangete kaudu. Ja riigihangete puhul on just oluline silmas pidada seda keskkonnahoidlikkuse poolt. Keskkonnahoidlikkuse jaoks on olemas kriteeriumid. Täna on neid kriteeriume küll vähe, aga neid tuleb siis pidevalt juurde. Ja need kriteeriumid on mõeldud just selleks, et need hanked, mida me edaspidi teeme, arvestaksid rohkem muutuva kliimaga, arvestaksid rohkem meid ümbritseva keskkonnaga ja tagaksid selle, et meie keskkond saaks hoitud ja meie majandus oleks konkurentsivõimeline. Et täna on see keskkonnahoidlike riigihangete osakaal siin kusagil
ütleme 10% juures, aga seal 2035. aastaks see võiks olla juba 20% juures, nii et see suund on selgelt ikkagi suurendada seda osakaalu, võtta rohkem kasutusele erinevaid kriteeriume, mis aitavad hinnata meil riigihangete keskkonnahoidlikkust, nii et selle nimel tööd tehakse. On mõned näited jah, et täna on hästi populaarne, need kriteeriumid on hästi populaarsed seal selliste, mitte nii väga olulistes valdkondades nagu kontoripaberi hankimine ja kontorimööbli hankimine või midagi sellist. Aga edaspidi siin see laieneb jah kõikidele erinevatele valdkondadele, et toiduainete hanked, näiteks kohalikud omavalitsused ostavad toiduaineid koolidele, haridusasutustele, sõidukid ja teede ehitusega seotud hanked, et kõik need peaksid siis ühel hetkel olema seotud keskkonnahoidlikkuse kriteeriumitega, mis tähendab seda, et mitte midagi me ei tee enam edaspidi sellist, mis suurendaks kasvuhoonegaaside heidet või võiks meie ümbritsevat keskkonda mõjutada kahjulikus suunas. Kolmas oluline valdkond, millega täna aktiivselt tegeletakse, on jäätmereform, see on siis selline ringmajanduse valdkond tervikuna. Ja jäätmereformi selline seaduseelnõude pakett on täna menetlemisel, et ta on mõned kooskõlastusringid siin juba läbinud ja põhiline eesmärk seal on siis vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete hulka ja teiselt poolt võtta kasutusele üha rohkem neid materjale, mis me siis jäätmetena ära anname või ära viskame, aga võtta need materjalid siis uuesti toorainena kasutusse. Ehk et see on siis selline ringmajandus üks läbiv põhimõte, et me üha rohkem ja rohkem kasutame neid materjale, mida me juba loodusest oleme välja võtnud. Kui me oleme ära kasutanud, proovime anda sellele uue elu. Ja seda reformi siis täna selgelt toetatakse väga suurte investeeringutega mitmetesse erinevatesse tegevusvaldkondadesse, uute ärimudelite väljatöötamiseks, kohalikes omavalitsustes, jäätmekäitluse korrastamiseks, jäätmekogumissüsteemide loomiseks, ettevõtetele ressursitõhususe suurendamiseks, et need vahendid, rahalised vahendid täna juba olemas ja siin 2-3 valdkonnas on taotlusvoorud Keskkonnainvesteeringute Keskuses ka avatud, nii et tasub sinna sisse vaadata ja mõelda, mis eesmärgil seda raha siis ära kasutada saaks täpsemalt. 4. teema on veereform, ka Kliimaministeeriumis hästi olulisel kohal ja veereformi üks selline keskne mõte on tagada elanikele kvaliteetne joogivesi ja see, et see vesi, mida me oleme kasutanud ja pärast siis keskkonda tagasi juhime, oleks meile, inimestele ja looduskeskkonnale ohutu. Nüüd viimastel aastatel on päris palju uusi nõudeid tulnud, just näiteks sellele veele, mis keskkonda tagasi juhitakse, ehk heitveele ja reoveele, et mida varasemalt nii rangelt ei reguleeritud, näiteks hästi palju pööratakse tähelepanu ravimijääkidele, ohtlikele ainetele, plastikule, et kõik see tuleb veest välja võtta, et siin looduses ei kuhjuks ja looduses sellise loodusliku ringkäigu kaudu meie toidulauale tagasi ei saaks. Ja see omakorda muidugi tähendab seda, et me peame päris palju investeerima uutesse tehnoloogiatesse, parandama energiatõhusust reoveekäitlusprotsessides, parandama reoveepuhastusprotsesside tõhusust ja ka elanikele, kellel pole kvaliteetset joogivett või kes saavad kvaliteedinõuetele mitte vastavat joogivett oma isiklikust kaevust, mis täna ilmselgelt paljudes kohtades ei ole kõige mõistlikum valik, et siis ka nendele inimestele tuleb tagada kvaliteetne joogivesi. Ja veereformi põhiline selline probleem, mida lahendatakse, on täna tegelikult just see veeteenuste kvaliteet ja veeteenuste kvaliteet keskendub siis veeettevõtetele. Täna neid on mõnisada, 200-300 ringis, aga ilmselgelt oleks mõistlikum, kui neid oleks vähem, nad oleksid oma siis teenuste osutamisel tugevamad, omaksid rohkem kompetentsi ja suudaksid pakkuda kvaliteetsemat teenust. Ja looduskaitse valdkond, ka üks hästi suurte reformide keerises olev valdkond. Võib-olla looduskaitse valdkonnas tasuks kõige rohkem tähelepanu juhtida
sellisele üldisele eesmärgile, mis on siis 30% eesmärk, mis tähendab seda, et 30% maismaast me võtame kaitse alla, 10% range kaitse alla. Et täna me oleme sellele 30%-le suhteliselt lähedal, et see protsent on seal kusagil 28, aga natuke oleks veel vaja pingutada. Selle nimel tehakse tööd. Ja võib-olla selline uus asi, mis nüüd tuli eelmisel aastal, on Euroopa Liidu looduse taastamise määrus. Ja looduse taastamise määrus siis ütleb seda, et sisuliselt me peame oma elukeskkonda rohestama hakkama. Et need linnalised piirkonnad ja tiheasustusalad, kus me oleme siis rajanud palju sellist tehiskeskkonda, et sinna tuleks siis vaadata, kuidas seda taasrohestada, taastada looduslikumaks, et see nõue või see määrus siis paneb riikidele selle kohustuse, et peame oma elukeskkonna taas rohelisemaks muutma. Eeskätt puudutab see 20 linna ja valda, aga võib kohaldada seda ka teistele tiheasustusaladele. Ja lõpetuseks selline hästi kriitiline, hästi keeruline, kompleksne, hästi palju tähelepanu saanud valdkond on energeetika. Et iga päev võime seda lehest lugeda midagi selle teema kohta. Et energeetika osas aastaks 2030 on meil eesmärk, et me Eestis toodaksime taastuvat elektrit täpselt sellises mahus, mida me ise ära tarbime. Täna meil sellist mahtu ei ole, päris suur osa tuleb endiselt meil elektrit põlevkivist, põlevkivi ahju ajamisest, mis omakorda siis panustab kasvuhoonegaaside tekkesse, mida me ei taha. Ja tuulikutega me siis üritame seda probleemi leevendada, aga mitte ainult tuulikutega, ka päikseparkidega, bioloogilisest materjalist toetud energiaga. Tuulikud kahtlemata on saanud viimasel ajal kõige rohkem tähelepanu. Lihtsustatult öeldes täna on meil umbes 200 tuulikut olemas, mis taastuvat elektrit toodavad. Umbes 200–400 oleks ehk juurde vaja. Kohti, kus neid Eestis juurde teha, püsti panna, on suhteliselt vähe, sest meil on väga suur osa territooriumist pindalast on siis kas kaitse all, seal elavad looduslikud liigid, väärtuslikud liigid, kaitsealused liigid, seal on kaitsealused elupaigad. Inimestele ei meeldi tuulikud, et see on selline mitmetahuline teema, aga kindlasti see liigub edasi, eks neid kohti leitakse ja otsitakse koostööd erinevate osapoolte vahel, et ka selles osas kindlasti olukord läheb paremaks. Ja kui kõik need plaanid siis õnnestuvad, nii nagu siin ma välja tõin nende suurte tähtsate eesmärkidega, siis loodetavasti 2050. aastaks me selle kliimaneutraalsuse saavutame, elukeskkonda oluliselt paremaks muudame ja selle juures siis tagame ka selle, et meie ettevõtete konkurentsivõime säilib. Minu poolt sissejuhatuseks Kliimaministeeriumi valdkonnaga seotud teemadesse selline lühike sissevaade. Aitäh!